kohe on teie ees täiesti tuttuus loomasaade, aga see ei ole pelgalt kassi ja koera saade. Nendest tuleb ka loomulikult väga-väga palju juttu, aga millest siis me räägime? Räägime nii eksootilistest loomadest kui väljasuremise ohus olevatest loomadest, räägime põllumajandusloomadest, räägime nendest loomadest, ka lindudest, kes siis elavad siin meie keskel ja loomulikult näitame ka väärkoheldud loomi ja kui võimalik, ka siis nende piinajaid. Mulgimaal Kobruvere külas tulistati perelemmikkoer Tommi sõelapõhjaks. Kõrist on 2 kuuli läbi ja ülejäänud kuulid on pehmetes kudedes kinni, neid ei opereerita välja. Amuuri leopardid on väljasuremise ohus. Looduslikes oludes on ilmselt alla 40. Miks võttis Kertu Jukkum oma koju 10 kassi? Väga raske on valida, kui on terve suur hunnik sul ees, kes kohe lähevad hukkamisele. Esimene nõndanimetatud väärkohtlemisjuhtum viibki meid kaunile Mulgimaale Kobruvere külla ja kõik on siin ilus. Mu loodus on ilus, inimesed on sõbralikud, toredad, ometigi kellegi kuri käsi võttis sihikule just selle pere lemmiku. Nagu isegi näete, siis tegemist ei ole mingi hullu kiskjaga, verekoeraga, elajaga, aga kellegile see koer siis nii väga ei meeldinud, et ta laskis ta lausa auklikuks. Enamus väikese Tommi 12. eluaastast on möödunud Suure-Jaani valla Kobruvere külakese Uustamme talus. Senini pole koeranähvits veel kellelegi ette jäänud. 1. juulikuu päeval aga Tommi oma igahommikuselt jalutuskäigult enam ei naasnud. Helistasin kõikidele külainimestele, kes kas on näinud, ei olnud keegi näinud. Ei oska midagi arvata, aga ei suutnud ka leppida selle mõttega, et nüüd surnud on. Päevad möödusid, aga Tommi oli kadunud nagu tinatuhka. Nädala pärast juhtus aga ime ja koerake roomas tagumisi käppi järele lohistades taas taluõuele. Tema seisund oli aga kohutav. Valudest niutsuv koer oli väga must ja verine. Võtsin ta sülle, läksin esimene asi, võtsin koera sampooni, et pesen ta tiigis lihtsalt puhtaks, et siis on näha, et mis tal nagu äkki on, et esimene asi ma mõtlesin, et võib-olla ta on puuke väga täis, et need ma alati nopin talt välja, kui midagi leian. Aga võtsin tätiku vahele, tulin tuppa, istusin laua taha ja tal oli siin põse sees, olid vaglad, roomasid, ja oli näha päris sügav auk. Röntgenpilt näitas, et Tommit oli tulistatud nii haavlitega kui õhkpüssist. Seega pidi olema koeravihkajatest ka poisid vähemalt 2. Tommi on sõelapõhi, kopsud on läbi, need haavlid on läbi lennanud, jalga on saanud, näkk on saanud. Kopsus õnneks ei ole, aga kõrist on 2 kuuli läbi ja ülejäänud kuulid on pehmetes kudedes kinni, neid ei opereerita välja, need pidid kuidagi ära kapselduma lõpuks, kui Tommi paraneb. Et kõrist läks õhk talle niimoodi sisse, et sellepärast Tommi praegult on meil nagu väike pall. See loom oli siis sellises seisus, et ta tegelikult ei jätnudki sellist väikest palonga muljet, vaid ta oli nagu lammas, üks väike lammas, ta oli suur ja puhvis, pea oli suur. Praegu näete, rindkerest on ta niigi suur ja tegelikult ega ta ei ole sugugi rasvas. Näed, on ikka natuke valus, aga see on tegelikult kõik õhk, mis siin naha vahel on. Jah, sest arst ütles täna just, et tegelikult on ta ikka väga kõhna veel. Tommi paranemisele elati kaasa ka Ameerika maal. Angela õde nimelt elab suure lombi taga ja ühel palvusel palvetas koerakese tervenemise eest lausa terve kogudus. Ka peretütar Karmela elas oma parima sõbra ja mängukaaslase kannatusi rängalt üle ning pidas targemaks kõrgemate jõudude poole pöörduda. Et Tommi saaks terveks ja tal kõik hästi läheks. Palusid tädi käest siis risti ja palusid Jumalat esimest korda elus. Oli nii? Pisisin, kui ma ei palvetanud esimest korda. Sa oled varem ka palvetanud. Ja tundub, et Jumalast oli abi küll seekord, jah? Jaa. Mille pärast sa eelmine kord palvetasid? Oli see ka Tommiga seotud või? Ei. Ma mäletan, et ma palvetasin, aga mida? Mille pärast palvetasid, ei mäleta, jah? Palvetamine on hea. Tead seda, et kui inimene palvetab, siis inimene suhtleb Jumalaga, võtta kui inimene
väidab, et Jumal rääkis temaga, siis see on juba skisofreenia, see on üks haigus, vähekarraska haigus. Aga palvetada võib alati. Ja kui see kergemaks teeb, siis on ju ainult hästi, on ju? Kui naised valasid pisaraid lausa 4 ööpäeva järgi mööda, siis perepea Raineril tõmbusid jõhkardite teo peale käed rusikasse. Ja samas, kui oli kuskil pauk ja keegi pidi seda ikkagi kuulma, samas võiks see koer kus ikka kaugemalt seal paugu saada. No, kui ta väga kaugele ei läinud, siis tegelikult see peaks ikka olema omakandi inimene või jahimees, ega siit ei ole mõtet ju minna süüdlast otsima Viljandist või Tallinnast Lasnamäelt. Jah, see peab olema oma inimene. Ajas see sind ka tigedaks? Ikka. Kui kätte saaks, eks teeks tema sama, mis tema meie koeral tegi. Ta võib-olla saab aru, et nii enam edaspidi ei tee. See ei ole normaalne teguviis vist. Tont seda teab, kas asi oli taevaste vägede sekkumises, loomatohtrite osavuses või koerakese tugevas elutahtes, aga Tommi seisund hakkas vähehaaval paranema. Alates ütleme tänasest siis on juba päris suur muutus, et võtab juba süüa päris hästi, ise läheb jooma. Et esimene õhtu, kui haiglast tulime, oli ta ikka nii vaikne ja stressis, et toitu pidin vägisi talle suu lahti kangutama ja suhu panema lihtsalt. Ja vett ei üldse? Vett ei võtnud üldse, et sellepärast käisime ka eile ekstra tilgutite all veel Tartus. Jube väljaminek. Iga päev Tartu vahet siit Viljandi tagant, see on oma 200 kilomeetrit päevas, pluss rohud, pluss visiidid, pluss arstide töö ja vaev. On küll jah, aga ta on ikkagi täielikult pereliige, et ma olen kõik selleks nõus tegema, et ta meile edasi jääks. Ja oluline on see, et ikkagi elutähtsad organid, süda, kopsud ja siseelundid töötavad, ta sööbioopissik hakkab täna täiesti normaalselt palavikku ja põletiku nähtusid ei ole, nii et on paranemas. Lugu on hea lõpetada. Tommi on igati vinge tegelane, jääb ellu, vaatamata sellele kuulide arvule, mis tema keres on, aga sina kobruvere, kaboi, sa käid siis seal püssiga ja väiksed loomilased, et mõtle millegi ilusa ja lõbusa. Näiteks enda matuste peale ja usu mind, kõik läheb palju paremaks ja päike tuleb pilve tagant välja ja sa ei vihka enam ei inimesi ega loomi. Vähemalt keskealised inimesed mäletavad, et nõukaajal oli selline saade Kesktelevisionis nagu Loomariigis. Tohutult huvitav, nendel oli täiesti kosmiline eelarve, nad võisid sõita Aafrikasse, Antarktikasse, Ameerikasse ja näitasid kõiksugu huvitavaid elukaid. Meie eelarve on olematu ja et see saade üldse teieni jõuaks, kallid televaatajad, käin ma isiklikult praegu õhtuti Piritarana staarat korjamas, aga me saame teile võõramaiseid elukaid ikka näidata ja selleks on oma abikäe ulatanud meile Tallinna looma- ja spetsialistid Mati Kaal on juba valmis, valisid, rõõm näha. Tere. Valisid esimeseks loomaks, keda tutvustada Amuri leopardi, mille pärast? No sellepärast, et leopard liiginagi on väga eriline, sest ta on maailma kõige laiema levilega kasslane, aga Amuri leopard on üks haruldasemaid kasslasi kogu maailmas. Tallinna looma- ja töötajatel oli kevadel taas rõõmustamiseks põhjust, sest Amuri leopard Tarla tõi 3. aprillil ilmale oma 5. pesakonna kutsikaid. Tarla on tõesti kuldaväärt ema ja esimest korda maailma ajaloos oli võimalik veebikaamerast jälgida neid sünnitusi ja see on tõesti nii, et tervest maailmast, Indiast, Argentiinani on meil saadetud meile inimeste poolt, kes siis jälgivad veebikaamerast seda asja. Et selles mõttes on tõesti tegemist suursündmusega ja täiesti võimalik on, et need praegused kutsikad või mõned teised meil sündinud loomad osalevad juba lähiaastatel kusagil seal selles taastamise projektis. Vabas looduses Amuri leopardil just hästi ei lähe ja neid on alles imevähe. Ikka tänu inimesel on neid nii vähe ja tegelikult on neid looduslikes oludes on ilmselt alla 40 ja needki on siis jaotunud seal Mansuurias, Primorje Krai, Põhja-Korea ja Kirde-Hiina vahel, kõige rohkem ongi tegelikult Venemaa osas. Ja kord siis teisisti, mu vastas jahimees. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud ees. Leopardi nahk on haruldane ja kallis ning eks see paneb ka salakütid tegutsema.
mitte otsene karusnahk, kuigi see oli ka väga kena. Oskavad siis hiinlased välja mõelda nii tiigri kui leopardi kehaosadest igasuguseid imeravimeid. Aga kuna tegu on suure kiskjaga, siis ta vajab suuri saakloomi ja inimene nüüd enda liha ja muude imude pärast muutus seal talle konkurendiks küttides ja kohati olematuks muutes tema saakloomade asurkonnad ja kui seal kutsikad jõuavad paari aastaseks, mis on aeg, kus nad peavad õlmad vöö vahele panema ja õnne otsima minema, siis nad tahes-tahtmata satuvad teedel ja raudteedel konflikti transpordivahenditega, satuvad külade lähedusse ja ei leia enam seal oma kunagistel elualadel küladaselt toidubaasi. Nii mõneski mõttes on aga ka leopardid ise oma hädades süüdi. Näiteks noored uljaspeadest isased muudkui laiendavad oma territooriumi, aga sellega paraku kahaneb ka mõne potentsiaalse pruudiga kohtumine pea olematuks. Looduses on neid 40, kui palju neid on loomaaedades, tehistingimustes? Maailmas on tegelikult 100 loomaaedades ja praegust ongi ainukene lootus, mis veel võiks ehk aidata ja mida praegu üritatakse siis maailma looduskaitsega tegelevate institutsioonide ja inimeste ja sealt Primorje kandi välibioloogide abiga ette valmistada, et Sihotaliinide ja lõunanõlvade metsa ehitatakse üks niisugune poolloodusliku pidamise ala. Ja kui see valmis saab, siis hakataksegi viima loomaaedadest sinna leoparde, kes siis inimese hoole all poollooduslikes oludes loodetavasti hakkavad sigima. Kava kohaselt rohkem loomaaedadest pärit leopardi kutsikad inimest ei näeks ja muutuksid metsikuks. Kui on paar pesakonda niiviisi lahti lastud, siis viiakse need vanemad uuesti loomaaeda tagasi, tuuakse teise põlnemise rea pealt uus paar sinna ja loodetakse siis niiviisi tekitada sinna Sihotaliini mägede lähistele siis niisugune tehisasurkond uus ja loodetakse, et siis mingisugusel hetkel, eriti kui proovida seal vahepeal tekitada rohekoridore, et siis need praegu jäänuk asurkond ja uus siis nagu rajatud asurkond, et need siis omal ajal tulevikus kokku saavad ja et siis on natukene ehk tulevik kindlam nendel amuri leopardidel. Kassinnurinat ei kuula iial keegi ja kui kuulabki, siis välja seest ei teegi. Tallinna linna vahel käivad kurjad jutud, et Kertu Jukkum on peast sassi läinud, ta olevat võtnud 10 kassi ja ma olen oma sõbra pärast tõsiselt mures, et kas küsimus on nüüd päiksepistes kuumad ilmad või on ta lootuse kaotanud meest leida. No uurime asja. Kuidas siis, tere kõigepealt, tere kullak, kuidas sul läheb? On nüüd lood nii hullud, et sa oled käega löönud, meest ei leia ja võtsid kassid või? Ei, mehega ei ole üldse probleemi. Ma arvan, et hullumeelne on see, et need 10 kassi, kes minu juurde on jõudnud, on tänavatel hulkumas olnud, väga haiged, neid on hüljatud inimeste poolt. Ma arvan, et see on hullumeelne. See, et mina olen nad kõik endale krabanud, väga raske on valida, kui on terve suur hunnik sul ees, kes kohe lähevad hukkamisele. Väga raske on öelda, ma võtan siit nüüd 2 üle hukkake ära, eks ole, et ma arvan, et kui sa vähegi südamega inimene oled, siis sa lõpetadki muidugi selliselt nagu mina, aga ma siiski jätan endale vaid ühe, nii et ülejäänud ma loodan ikka kodudesse saata. Aga nüüd, mis sa ootad? Mul on vaja kassiliiv tuppa viia. Palju seda on nüüd siis? Ma ei oska sulle öelda, aga 10 kassi peale kulub seda mingi nädalaga. Läheb ära. Mina vana inimene pean tassima, jah. No aga sellepärast sa tulid ju. Ma teadsin, et see on viga. Kertu paneb alati tööle. Hoia siis tassi sina seda. Kassil üldse pole tarvis 4 tuba, värvitelekad ja autoostu luba.
Kertu on juba maast madalast loomadega kokku puutunud ja küllap just lapsepõlvest ka see loomaarmastuse alguse sai. No eks ma olen elu jooksul leidnud palju kiisusid igasugustest erinevatest kohtadest. Siin Tallinnas elades võib-olla enam tänavatelt sellisel viisil ei leia nagu varem ja vanasti, aga nendega ma pesaleidja kaudu kohtusin interneti avarustes ja ma lubasin, et ma võtan küll ühe, aga siis selguski, et pime ema koos päris poegade ja asenduspoegadega ja veel ühtede poegadega on saadaval ja nii need siia riburada pidi kõik minu juurde jõudsid. No, sa ise oled kassiinimene. Ei, ma olen loomainimene. Ma armastan koeri täpselt sama palju, et kui mul oleks suur aed, siis mul ilmselt oleks ka 10 koera veel lisaks. Et ma ei ole ei koera ega kassi, ma olen lihtsalt loomade inimene, jah. No lehma sa ei võtaks. Minu ema ütles kunagi, et lehma ta ei võta, kuna see ei mahu tuppa. Ta ei saa teda voodisse võtta. No vaat, kui oleks suur aed, mul on lehm kunagi olnud lapsepõlve kodus, et ei välista ka seda. Kertu on kindel, et lemmikloomi ei tohiks kergekäeliselt oma elamisse võtta. Ma arvan, et igaüks, kes vähegi kassi peale mõtleb või koera peale, võikski esialgu pakkuda kas või sellist asenduskodu, et olla kindel, et ta ikka sobib ka selliseks loomapidajaks hoidaks, kui tal väikesed kahtlused on, sest need kassid on ju sinuga või koerad 10-15 aastat, 17 aastat, et selleks lihtsalt valmis olla. Muideks 17 Turovski ütles niimoodi, 17-aastane kass pole mitte midagi. 40-aastane kass, et see on juba teema ja nad elavad ka nii kaua. No näed, siis seda enam, et kas see inimene on ikkagi valmis ja nõus, pluss eks ole see kulu, mis sul järjepidevalt on. Oled sa ka arutanud, kui palju toidu peale raha läheb? Tead, see toit ei olegi nii kallis, aga ega ma kokku ei taha arvutada ikkagi kassiliiv, toidud ja ravimid, et see on ikkagi põhiline, mis läheb, et ma ei taha teada seda summat. Ütleme nii, et remonti päris valmis ei saa, uut autot ei osta ja sel aastal ka välismaale puhkama ei lähe. No nii hull päris ei ole, aga ma ütlen veel kord, et ega alati saab ju ka natukene odavamalt, et ma olen lihtsalt võtnud endale eesmärgiks. Poodi vaikselt pistad tasku ja ega nende asjade eest ei pea ju maksma, mis on vaikselt tasku pandud. Ei, pigem on see niipidi, et ma olen sellega arvestanud ja see on nagu hobi ja hobide peale ikka kulub raha. 10 karvakera seast valis Kertu ka endal ühe musta kiisu välja. Tema lugu oli see, et ta jõudis siia kaaludes natukene rohkem kui 100 grammi ja arstid lootust enam ei andnud ja mingisuguseid ravimeid talle välja ei mõeldud. Siis ma soojendasin teda enda põues niimoodi 3 päeva, ema oli ta juba ka hüljanud ja siis ma sain aru 4. päeval, et ega ma enam teda ära anda ei suudagi, sest pisarate rohked esimesed loovutused olid juba toimunud ja ma kujutasin ette, et tema küll enam ei kuhugi mujale kui ainult siia. 10 kiisupoega teevad parajat mürglit ja olema ausad. Eks nad lagastavad ka ikka omajagu. Õnneks on Kertu elamises remont pooleli ja lõpetada lubab ta selle alles siis, kui kõik nurumasinad on õnnelikult uutesse kodudesse jagatud. No 2 kassipoega on kindlasti, kes endale kodusid otsivad ja sama... Millised? Ma ei saa sulle näidata praegu. See sama üks. Triibik. No räägid Triibikust. Kes on Triibik? Triibik on maailma kõige edevam kass. Tema tahab, talle meeldib kaamera ees olla ja talle meeldivad pildid ja kui tuleb fotograaf, siis ta poseerib jumala kindlasti, kas või üksinda, aga ta tahab poseerida. Ta on hästi hea iseloomuga, kohutavalt seltskondlik, talle meeldib olla süles, hästi hea ilus kass ja otsib maailma parimat kodu. Ja. Siis on veel üks rääbakas, kes on tõsine rääbakas selle poolest, et tal tõesti ei ole väga hästi siin elus läinud ei välimuse, ei millegi muuga. Ma loodan, hiljem saan teda ka näidata ja loomulikult emad, need samad kassi emad, kes mõlemad on mustavalge kirjud ja ka kusagil seal peidus natukene inimesi pelgavad ja natukene rohkem vajavad töö tegemist, sest inimestes on nad ju pettunud, nad on kodudest välja visatud ja ühel veel enam silmad ka torgatud välja. Kodukassilega sellest aitaks juba, kui tal oleks lihtsalt vaba käiguluba. No, üldiselt ma olen väga hea kütt, ma sain rääbakaga kätte, päris terve ta ei ole, ma näen, et seen on tal ja tal on veel mingeid haigusi, jah? Hingamisteede põletike nohu ka veel. See ongi kõik või? See on esialgu kõik ja ega ei tea ju, tänavakassil võib ükskõik mis veel välja lüüa, et kunagi ei saa kindel olla. No, kas sa ise ravid ta terveks ennem kui ta uude koju läheb või on see uue peremehe rida? Ikka ravin terveks nii palju kui suudan ja saan ja koju läheb ikka nii tervena kui võimalik. Nii et kes tahab
rääbakas väga hea iseloomuga, isegi kui talle ei meeldi, mis te temaga teete, ta talub ära, ta tahab väga inimese juures olla ja superluks iseloom, aga sellega peate muidugi arvestama, et Kertu kuulab teid üle ja päris niisama lihtsalt te kass ei saa. Nädalateks üksi jäetud tuhkur külvas Akadeemia tee 38 elanike seas paanikat. Alguses me mõtlesime, et toas on juhtunud mingisugune õnnetus ja on inimene surnud. Hallülged tunnevad ennast Läänemeres aina paremini. Täna on kuskil 25-30 000, näitjad on näha, eks ole, et eks palju need täpselt on, teab ainult Neptun. Kes peremehed Sepp Kroonika peatoimetaja Krista Lensini kodus. Vahest on küll tükka tunne, et lihtsalt tahaks vedeleda, aga ei saa. Selline see saade siis tuli ja järgmine saade tuleb kindlasti parem, te kõik saate siin kaasa lüüa. Helistage mulle telefonile 50 19 636 või saatke e-kiri aadressile heike@loomakaitse.eu ja ega ei pea teatama ainult halbadest asjadest. Kui teie lemmikloomal on mõni mõnus kiiks küljes või teeb ta mingeid trikke, andke teada, näitame ka neid lugusid. Ja meie saate viimane lugu räägib zoofiiliast. Zoofiilid on nimelt sellised tüübid, kellel meeldib seda seksivärki teha siis loomade, lindude ja ehk ka isegi kaladega. Aga kuidas zoofiilid maailma näevad ja mis nende peas toimub, see selgub järgmisest videoloost. Eestis otsesõnu seks loomadega keelatud ei ole ja kui te suudate ära tõestada, et loom lausa ise nurus seda või nautis, siis on kõik korras, vaatamata sellele tegelikult zoofiilid väga suurt peavalu ei valmista ja minul on teada vaid paar juhtumit ja ühel puhul oli ka inimene veidi siis metsa poole. Kui palju nüüd teil on olnud patsiente, kes on zoofiilid? Psühhiaatri tööpoolt on lai, et neid on olnud. Aga minul kerkib siit üles see mõte, et üldine seksuaalkasvatus ja seksuaalelu, see vajab korrigeerimist. Normaalne seksuaalelu, see sõltub ühelt poolt eelsoodumustest, mis on esivanemate poolt meile antud ja suures osas sõltub sellest, milline on siis lapsepõlves, koolieas ja noorukeas kasvatamine ja millised on seal eeskujud, millised on seal trendid ja suunised, et sellest sõltub väga palju. See ei saa olla ka pelgalt kasvatus, see peab olema mingi kaasasündinud väga tugev kiik, sellepärast et kui mees ei taha enda liigist kaunist naist ja eelistab hoopis sellele kana, see on ju täiesti haige tegelikult. Jätame nüüd päris raskelt haiged kõrvale. Need seksuaalhäired käivad isiksushäirete alla ehk psühhopaatia ja psühhopatisatsiooni valdkonna alla. Ja selles valdkonnas ma veel kord rõhutan, üks osa on eelsoodumus, tähendab valmisolek üheks või teiseks halvaks või heaks asjaks on olemas. Aga suurem osa on see, et mismoodi see valmisolek siis välja kujundatakse, kasvatatakse või esile tuuakse. Nii et ikkagi see sotsiaalse elu komponendid, eriti noores eas, kus on see verbimise periood, et see on väga tähtis. No välismaalt on teada, et siin on asi läinud juba nii hulluks, et mõni tahab abielluda oma laptopiga, mõni koeraga, Eesti veel sealmaal ei ole. No on aeg atra seada. Issanda loomariik on väga mitmepalgeline, nii et tähendab patoloogiat jätkub igas variandis ja see, mis ühes maailmanurgas on tehtud, küll meil neid järeltegijaid ka on. No niimoodi siis zoofiilid maailma näevadki, aga saade on selleks korraks läbi. Ma tänan teid vaatamast ja kohtume juba järgmisel nädalal. Ja mulle on teada vaid 2 juhtumit, kus siis loomi nii-öelda seksuaalselt Kurat, ei taha väga laudaks lastele. Võtke väikese. No, näed, laps teeb meile kohe parema soojengu praegu. Ei ole midagi, lapsega ei tohi vaielda, siin tulevad veel loomakaitsjad on juba siin, lastekaitsjad tulevad ka kohe kohale, nii et las tulevane juuksur, las ta ka teeb. Esimese saate jää lõpp zoofiilid, ment paneb lammast. Palju õnne!